tere tulemast tagasi minu kanalile. Issand, ma ei mäleta, millal ma viimati nii pikka pausi vlogimisest tegin. Sest tõesti, see viimane asi, mida ma vlogisin, oli Londoni reis ja sellest on juba 2 nädalat möödas. Igal juhul ma mõtlesin, et on aeg tulla pühkida sellelt vlogi kaameralt ja ma ei tea täpselt, mis me teeme selles vlogis, aga ongi aeg tagasi sihukestele igapäevavlogidele keskenduda, sest see kevad oli väga tugevalt fokusseeritud reisimisele. Aga täna on käes reede 13 ja ma lähen kohe kontorisse. Ma olen pool päeva kontoris ja siis tulen koju. Aga oli tore, et täna reaalselt esimest korda sellel nädalal paistab päike hommikul ja see tõesti sobib siia reedesse mega hästi. Nii et võtame oma asjad. Issand, mul oli jälle siuke tunne, et kuna me ole tükk aega vloginud, siis jutustamist on rohkem kui küll. Aga lähme kõigepealt autosse ja alustame seda reedet. Nii, sorry, et see kvaliteet mõneks ajaks on natuke halvem. Panin telefoni filmima, sest ma ei saa seda kaamerat kuidagi autos nagu kuskile kinnitada. Aga mõtlesin, et on hea aeg seniks, kuni ma tööle sõidan, jutustada, et mis siis vahepeal toimunud on. Sest nagu reaalselt esimene suvekuu hakkab kohe minu jaoks nagu tundub, et see on kohe läbi, sest järgmine nädal põhimõtteliselt hakkab juba siuke jaanipäeva värk. Aga jah, ma ei tea, mul ei ole siiamaani siukest suvetunnet, et kui ma eelmine nädal reaalselt juba maist, kui ma koju jäin, hakkasin nagu põhimõtteliselt suve nautima, siis see aasta on täiesti nagu siuke tunne, et seda suve ei tulegi. Ja noh, kuna mina lihtsalt olen siuke külmavares, siis mul on vaja, et oleks mingi 25 kraadi, et ma saaks öelda, et päriselt on suve. Aga noh, praegu isegi, ma arvan isegi nende jaoks, kes ei ole kuuma fännid, ei ole siukest õiget suve kohale tulnud. Aga kohe peale seda Londoni reis oli siis Johandra pulm, mida ma ei vloginud seda sellepärast, et ma teadsin, et oleks endale liiga palju pinget peale pannud ja ega seal ei oleks saanud väga midagi vlogida, aga siis muusika ja kõik värgid, et jah, see oli selline hetkes olemise päev ja see oli väga-väga ilus, issand see valgus ei ole eriti hea. Aga väga-väga ilus pulm oli ja tõesti tegi südame soojaks ja mul on väga hea meel Johandra üle ja siiamaani vaatan neid pilte ja mõtlen, et kui väga ilus ja tore see oli. Ja siis ühe asja enam võin veel välja tuua, et ma käisin seal Imagine Dragonsi kontserdil, mis oli tore ja me käisime Johandraga koos, see oli sünnipäeva kingitus mulle. Ja sellest tõesti väga tore selline ühine kogemus ja mälestus, aga jällegi nii külm oli, et ma terve aeg nagu tundsin, et ma ei saa ennast isegi vabalt nagu tunda, sest ma lihtsalt lõdisesin. Nii et jah, aga ikkagi tore siuke esimene suur kontsert siis. Tegelikult ma ei saa isegi öelda, sest ma käisin ju Hertzil Londonis, aga siuke õues kontsert siis. Ja rohkem reaalselt ei ole mitte midagi vahepeal toimunud. Eelmine nädalavahetus käisin maal, mis oli ka tore, aga muidu mul on siuke tunne, et ma käin lihtsalt tööl ja see nädal mul täiesti nagu energiakriis olnud selles suhtes, et ma ei viitsi mitte midagi teha peale tööd. Nagu ma tunnen ennast maks laisana ja ega see hea tunne ei ole, nii et ma ei tea. Ma loodan, et tänane päev toob ikka mingit energiat, sest tõesti see nädal on ainult vihma sadanud ja minu jaoks ei soosi üldse mingit energilisust ja ma tean, et see on täiesti loll vabandus. Kõik on lihtsalt kättevõtmise asi. Aga samas nagu ongi, kuna kevad oli ikkagi siuke päris pisi, siis võib-olla see, et vahepeal võtadki rahulikumalt, et ei tohiks endale kogu aeg nagu mingit pinget ka peale panna, et issand jumal, ma nüüd, ma ei tea, see nädal ei ole olnud mingi mega tubli, et see on praegu minu see õigustus iseendale. Aga vaatame, mis tänane päev toob. Kõigepealt alustame
tööga ja issand, see on nagu nii veider, et see nädal on ju nüüd koolivaheaeg ja ma olen iga hommik sõitnud kontorisse niimoodi, et nii vähe liiklust on nagu võrreldes sellega, mis tavaliselt on. Et ma olen reaalselt jõudnud ülipalju varem kontorisse, mitte ülipalju varem, aga nagu ma olen mingi 8 juba kontoris tavaliselt. Nii et ikka megalt annab tunda see suvine periood ja selles suhtes on tore, et saab niimoodi rahulikult tööle sõita, ei pea kogu aeg ummikus istuma ja naudime seda. Ma panen oma hommikuprogrammi peale ja natuke veel sõita. Like that, ma olengi kodus. Ma tegelikult tulin isegi hiljem, kui ma plaanisin, aga lihtsalt vahepeal on raske nagu ennast sealt arvutist eemale saada, kui sa oled millessegi süvenenud. Igatahes kell on nüüd 2:30 ja see tähendab, et mul on veel paar tundi aega, et lõpetada tööasjad selleks nädalaks. Ja ma ei tea miks, aga ma tunnen ennast nii väsinuna sellest nädalast. Kuigi ma ei ole mitte midagi erilist teinud, ma olen reaalselt ainult tööl käinud. Mul on nagu iga päev see nädal on selline tunne, et ma tahan esimese asjana võtta selle meigi maha ja ma üldse tunnen ennast nagu nii rõvedana, et nagu see ajab mind täiesti närvi. Ja täna lihtsalt ka, ma terve päev tundsin, et ma ei taha siin olla, sest ma tunnen ennast koledana. Ja kõik juuksed ja ma ei tea, see meik lihtsalt, see on nii kole, see on lihtsalt nagu I don't like it ja ma lihtsalt tunnen ka, kuidas see mu nahal on nii rõve. Ma arvan, et ma varsti võtan lihtsalt meigi maha, aga jah, ma tein oma pakid ka ära, aga selles suhtes mul ei ole teile siit pakkidest väga midagi näidata, sest need on lihtsalt Markole mingid kingituse juurde asjad. Kuidas see üldse lahti käib? Ma ostsin Anna-Liisi soovitusel endale uue kehakreemi. See on siis selline, see on nagu selle Sol de Janeiro tuub lõhna poolest. Ja see on täiesti päris hea. Ja kuna lihtsalt mul neid kehakreeme saab, nagu need saavad nii kiiresti otsa, et mul on reaalselt jälle kõik kehakreemid otsas. Siis ma mõtlesin, et ma ei hakka mingit kallist seekord ostma, sest nähes, kui kiiresti need otsa saavad, siis mul ei ole mõtet osta neid väga kalleid ja ma ütleks, et see 50-eurone Sol de Janeiro kreem, nagu ta isegi ei ole nii palju niisutavam kui mingid tavalised, nagu näiteks mingid miksakreemid, mis on ju palju soodsamad, et ta nagu niisutuse mõttes ikkagi mul on vahepeal selline tunne, et ma peaks uuesti kreemitama. Nii et jah, siis pole tundus nagu pointless osta praegu mingit väga kallist. Aga siin on 2 asja Markole ka, nüüd ma peidan nii kauaks kuskile ära ja ma lähen tegelikult kohe arvutisse, et ma saaks tööasjad ära lõpetada ja siis ma panen endale käima ühe YouTube video, mis on mul teisipäevast vaatamata, aga kuna ma ei ole, ma ütlen, et ma pole kodus olnud, samal ajal ma olen nagu iga õhtu kodus olnud, aga kui ma olen kontoris, siis jah, ma ei vaata üldse nagu vlooge sellistel päevadel, sellepärast et hommikuti ma ei vaata vlooge ja õhtul, kui me oleme koos kodus, siis me vaatame koos mingeid asju. Et siis minu vloogide vaatamise hetked on alati need, kui ma olen üksi kodus, siis mulle kuidagi meeldib rohkem, et ma saan suurest telekast panna käima ja lihtsalt süveneda. Nii et teeme seda ja teeme tööd. Ja varsti me alustame mõnusat nädalavahetust.
panin ennast just päevaks valmis ja issand, ma olen nii ammu nagu niimoodi kodus olnud, et ma oleks saanud rahulikult meikida ennast ja see on väga kuidas seda nüüd eesti keeles öelda? Teraapiline. Igatahes. Nädalavahetus on käes ja minu tänane suur plaan on teha rõdu lõpuks korda, sest ma ei ole ükski aasta vist sellega nii hilja peale jäänud. Minu jaoks lihtsalt suve ei ole alanud, õues ei ole piisavalt soe, et üldse seal rõdu peal olla. Aga täna hommikul ma natuke istusin seal, jõin oma kohvi ja noh, kui tuult ei ole, päikse käes selles ühes kohas on nagu päris okei olla. Aga jah, lihtsalt kuna tõesti suvi on lihtsalt kalendri mõttes täies hoos, siis ma pean selle rõdu korda tegema. Nii et täna võtame selle ette, aga kõigepealt otsime endale mingid riided selga, sest ma ei tea, mida panna. Aga Marko ootab mind juba nii, et ma mõtlen midagi ruttu välja ja siis lähme vaatame, millised lilled ma siis see aasta endale rõdule valin. Täna isegi natuke alahindasin seda ilma. Issand, ma ei saa aru, kas see on udune. Aga päris soe hakkas, nagu ma panin pika bluusiga veel selga. Ja palav on. Aga ma sain oma lilled. Ostsin 2 väikest kotti mulda, aga ma loodan, sellest piisab, sest ma üks aasta ostsin selle mega suure koti ja siis nagu järgmine aasta lihtsalt vedeles. Aga nii põnev, ma ei tea, see on ikka siuke girly thing, et ostad omale mingid aialilli või rõdulilli ja ma olen väga põnevil, et kõik saaks jälle ilusaks. Ma kahjuks nagu neid lilli ei saanud, mis mul tavaliselt iga aasta on olnud. Ma tavaliselt olen võtnud neid begooniaid. See vist on ka begoonia, aga ta on siuke hästi rippuv, nii et ma ei tea, kuidas see välja hakkab nägema. Aga vähemalt värvid on sellised, mis mulle meeldivad. Klassikaline valge ja siuke sinakas. Nii et kohe lähme koju tagasi ja hakkame tööle. Selline on siis meie rõdu praegu. Väga piinlik. Nagu mis surnuaed siin on. Ja siin on mega palju tolmu. Raudamust. Ja noh, siit akna pealt on näha, et kui palju mingit siukest õietolmu siin on. Ma arvan, et esimese asjana ma teen harjaga selle põranda puhtaks, siis peseme ja siis vaatame edasi. Poolteist tundi olen vist praegu siin koristan seda rõdu. Põrand on puhas. Jälle ma näen mingit asja, mis on siia lennanud. Aga selline on vahepeatus. Põranda siis tegin puhtaks. Ma tegin kõik sealt selle vaheseina juurest ka puhtaks. Ja järgmise asjana ma teengi mööbli lihtsalt mingi niiske lapiga üle. Need rõdu ääred teen lapiga üle ja siis ma hakkan neid lilli siin toas valmis panema, sest ma pesin just need rõdukastid ära, need olid nii mustad ja üldse kõik asjad, mis seal nagu rõdu peale jäävad selleks nii-öelda siis talveks, kuigi noh, tegelikult see on sügis, kevad, talv, kui need asjad seal rõdu peal on. Et need saavad väga tolmuseks lihtsalt ja ma vahepeal nagu viitsin need tuppa tassida, aga see aasta ma olin nagu nii jolo. Ainukesed asjad, mis ma tuppa võtsin, olid siis diivani padjad ja noh, need toolikatted. Aga kõik ülejäänud oli lihtsalt kogu see aeg seal õues, nii et ma pesen kõik need asjad eraldi ära. Aga praegu mul läks lihtsalt kõht tühjaks, sest kell on 2 läbi ja Marko läks vahepeal laitsesse, sest ta läks mingit drifti vaatama. Nii et minul on siuke mõnus toimetamise aeg ja kui ta tagasi tuleb, siis on rõdu ilusti korras.
aga jah, praegu on väike pelmeenipaus, sest ma ei viitsi praegu midagi suurt välja mõelda. Ja kuna mul jäi üks päev üle mingi pool pakki, mis on täpselt selline ühe inimese kogus, siis ma lihtsalt teen need pelmeenid ära. Lõunapaus on läbi ja palun ignoreeriks seda segadust, mis siin kõik taustal on. Ma ei tea, mul on siuke tunne, et vahet pole, mis nagu sellist suuremat asja ma kodus teen. Kodu jääb lihtsalt väga-väga segamini selle protsessi jooksul, aga ei ole hullu, ma pärast tegelen selle koristamisega. Aga ma võtsin mingi täiesti tavalise mulla. Õppisin sellest, et viimane kord jäi nii palju mulda üle, et võtsin 2 siukest väiksemat pakki. Ja ma teen seda siin toas, sest kui ma hakkaks seal rõdu põranda peal mullaga mässama, siis kõik oleks lihtsalt jälle must. Nii et paneme natuke mulda. Kõigis suht palju. Panen ühe koti ühe kasti sisse. Aga mul on nagu erinevad värvid. Enamus tahtsin valget võtta, aga seal ei olnud niimoodi, et ma oleks kõike saanud ainult valget võtta. Nii et ma pean natuke mõtlema. Aga ma täidan selle teise ka ära mullaga. Ja kui te mõtlete, et miks ma teen seda paljaste kätega, siis ma ei tea. Ma isegi ei mõelnud selle peale, et peaks mingit kinda tõstma. Kuna seal kaarautos ei olnud mingit paremaid kotte, siis need on kõik kilekottides. Aga loodame, et jäid ikkagi ellu piisavalt. No nii, ma valetasin teile juba enne. See ei ole begoonia, vaid hoopis petuunia. Ja võtan kõik kõigepealt siit välja. Sellised, see on üks. Oh my god, see läks küll väga kuledaks. Ta oli nii ilus seal õues. Loodan, et kui kõik saavad päikest ja mulda, siis nad ikkagi näevad veits paremad välja. Aga mul on siis jah mõned sellised lillakamad. What's the plan? Ma ei ole kindel, et sellest saab mu kõige parem tulemus, sest need lilled on nagu nii... Ma ei oskagi, nad on lihtsalt nii laiali, et ma saan aru, et nad peakski rippuma. Aga kuidas ma siis saan niimoodi, et see näeks normaalne välja? Nii, sellised said siis mu need kastid ja siin on 2 taime, mis lähevad eraldi. Võib-olla mitte kõige parem, mis ma olen kunagi teinud, aga ajab asja ära. Siin ongi mu lilled. Mulle meeldib, alati on üks variant, mis mulle meeldib rohkem ja seekord on see siinpool. No nii, siin on mul siis kõik need asjad, mis on vaja õue viia. Pesin kõik ära, aga siin on siis 2, õigemini 3 kunsttaimed, siis 2 laternad ja tulukesed, mis meil kunagi ei põle, aga need sobivad sinna õue. Ja siis tegelikult see oli kunagi üks IKEA-st ostetud lamp, aga see klaasist osa läks seal puruks, nii et nüüd ta on lihtsalt mingi kuppel. Aga ma viin ta ikkagi õue, sest mul ei ole toas ka seda kuskil hoida. Aga enne ma teen need mõlemad lauad puhtaks, siis viimegi asjad ja siis viimase asjana ma viin padjad. On aeg need padjad välja otsida ja see on selles suhtes väga tore, et ma saan alati nagu ruumi jälle sinna üles riiulite peale, sest need padjad ikkagi võtavad normaalselt ruumi ära. Äkki seal midagi muud sinna ära peita, sest nagu jah, meil on selles suhtes täiesti lappama näinud see kodune värk, et nii palju asju on laiali, sest kuskile pole panna. Ma olen reaalselt jumala väsinud sellest rõdu koristamisest, aga see on nüüd valmis. Nii palju, kui mul üldse neid rõdu asju on, sest 15 rõdu on ikkagi, ta on nagu päris suur selles suhtes, et ma ei ole võib-olla siiamaani maksimaalselt seda osanud ära kasutada, aga this is what works for me praegu ja ikkagi on hea, kui sul on omal selline mõnus
koht ja diivan, et õues natuke aega veeta, aga teeme siis iga-aastase väikse rõdutuuri. Aknad ma mõtlen, et ma pesen pärast, sest ma praegu lihtsalt ei jaksa. Siin on siis meie rõdu. Ja üks asi veel, mida ma see aasta isegi hakanud oma pead vaevama. Ehk siis need, kuhu ma esimestel aastatel panin kõrrelised. Endiselt mulle väga meeldib see idee, aga ma ei tea, eelmine aasta ma isegi ei näinud selliseid, mis oleks siia sobinud. Ja praegu ma ka ei hakanud oma pead sellega vaevama, aga võib-olla tegeleme sellega veidike hiljem. Aga siin on siis ka väiksed lilled. See jäi natukene suht õnnetu, ma ei tea, ta on nagu hästi rippuv ja see on vist mu lemmiklill siin rõdu peal praegu, sest ta on kuidagi väga ilus ja ma leidsin selle poti, kasutasin seda ära. Ja siis üks pott ootab lillekest. Esimene tugitool. Mulle meeldib see, et kõik need formi- ja vitaminerali joogid paistavad sealt ilusti. Siin on siis laud, kus mul 2 aastat vist on see kunsttaim, väga hästi sobib siia minu meelest ja see on nagu reaalselt lemmik. Ma arvan, et see on esimesest aastast, kui me üldse selle rõduga tegelesime. Need kunstlilled, minu meelest ma ostsin need Bauhausist ja see vaas oli mingi H&M Home'i seili leid. Siiamaani täiesti obsessed sellest ja tuluks, et ma panin siis siia äärde, kuna pistik on seal, et siis kui ma peaks kunagi siin õhtul chillima, siis ma saan need põlema panna. Ja esimesed kastililled siis siin, väga mõnusad. Ja minu mõnus diivan, see on mu lemmikkoht. Siis ühe laterna ma panin siia. Ja siin on ka üks kunsttaim. Minu mõnest jällegi. Siia sobib lihtsalt see roheline ja valge teema. Või vähemalt mulle endale väga meeldib. Ja siis teised lilled on siin, mis tegelikult ka on nagu mõlemad tegelikult on ilusad, kui niimoodi vaadata. Ja selline rõdu. Ja siin on siis see hommikusöögi ala, kuhu hommikuti paistab päike. Ehk siis hommikuti ma istun tavaliselt siin ja joon oma kohvikest. Ja siia panin ka siis ühe laterna. Aga selline väga hea tunne, et see sai tehtud, sest ma olen terve kevad mõelnud, et millal ma koristan selle rõdu ära. Reaalselt nii külm on olnud, et ma ei ole isegi tahtnud siin istuda. Ja täna ka ikkagi näha on, et on tuuline. Ma arvan, et need väiksed põdjad hakkavad varsti juba lendama. Aga noh, ikkagi täna on juba, ma ei tea, ma tunnen ikkagi mingit suvevaibi. Aga ma kastan need lilled nüüd ära ja siis koristan toa ära. Ja siis hiljem hakkan akna ikka veel pesema. Kõik on nüüd ilusti korras, väga mõnus olla ja ma avastasin, et kuna meil on siin banaanipoisid, mis ei näe enam sellised välja, et ma tahaks neid süüa, siis ma teen banaanileiva ja panen selle senikaua krahjuga, kuni ma siis lõpuks hakkan neid aknaid pesema, mida ma üldse ei oota. Ma ei ole nagu selles suhtes kõige parem küpsetaja, et see banaanileib ei tule mul minu meelest mitte kunagi välja. Ja ma tean, et see on kõige lihtsam asi. Mu õde iga kord ütleb mulle, et see on kõige lihtsam asi, mida küpsetada ja tal tuleb see väga hästi välja. Aga ei tea, miks minul see väga ei ole õnnestunud. Aga ikkagi lihtsalt, et ma ei peaks neid ära viskama, siis teeme siukse kiire magustoidu. Kell on juba nii palju, et 5 minuti pärast on kell 6. Nagu ma olen terve päev lihtsalt tegelenud selle rõduga, nüüd koristasin ja lihtsalt ma ei ole hetkekski nagu midagi muud teinud. Panin pesuga käima. Ehk siis väga kodune ja produktiivne päev on meil. Muna ja suhkur ja banaan koos
piimaga. Nii et tuleb nüüd vaheldumisi siia sisse segada. Ja niimoodi minu banaanileib lähebki siis ahju. Näeb praegu väga ilus välja ja raudselt juhtub see, et see ei kerki ja on lihtsalt mingi nätske liist. Aga vähemalt ma siin ikka üritan ja proovin edasi. Nii, ja enne kui ma tegelikult päriselt aknaid pesema hakkan, siis ma teen ühe väikse käsitöö asja ära, sest ma olen nagu terve päev tammunud väikeste sammudega ringi siin kodus ja see väsitab jalad suht ära. Aga käisin eelmine nädalavahetus maal ja mu emal on Peipsi juures siukene tore taaskasutuspood ja ma leidsin sealt endale seekord mingi 3 asja vist ja üheks on siuke tore suvine käekott. Minu meelest see on nii äge, see on nagu, ma arvan, see maksaks tavapoes mingi 50 eurot juba ja siin on isegi väike taskuke sees, aga üks asi on see, et need sangad niimoodi siin sõidavad, et ma lihtsalt tõmblen selle koha siit läbi, et nad oleks tugevasti kinni ja siis saan seda kotikest kanda. Ongi valmis minu suvekotike, sangad on väga tugevasti ilusti kinni ja väga tore kott. Aga ma ei tea, mis selle õhtusöögiga saab, sest kell on 7, Margot pole ikka veel kodus, ma ei tea, millal ta tuleb. Nad pidid jooksvalt vaatama, kaua nad seal driftil on. Aga kell 7 on juba see aeg, et peaks hakkama süüa tegema. Aga kui ma hakkan aknaid pesema, siis see võtab kindlasti tunde aega. Kass saab nüüd ainult traksidega õue, kuigi talle ei meeldi need väga. Siis ikkagi kohe, kui ta kuuleb, et ma võtan need välja, siis ta on väga excited, sest ta lihtsalt elaks õues, kui saaks, on ju. Aga ma ei näe viisli, ma ei näe, see on nii kaugel. Ta käitub nagu ta oleks täiesti saamata nende traksidega. Täna on lihtsalt täielik multitasking päev olnud. Ma vahepeal tegin selle bataadi valmis. Mul on kõik aknad pestud, panin pesu kuivama ja nüüd Marko võttis koju, ma tahtsin, et ta tooks brokolit. Teen siis täna õhtusöögiks bataadi kaussi, ütleme niimoodi. Ehk siis seal on veisakliha, bataat, brokoli ja lihtsalt ja punane sibul. Ja siis lihtsalt paneme mingi kastme peale. Aga ma üritan seda suht kiiresti hakkida, sest kell on 8:15. Issand, ja vahepeal sai see banaanileib valmis ja nagu ma teadsin, et see niimoodi juhtub. See vajus täiesti ära ja nagu siis, kui see sai valmis, see oli ahjus jumala kerkinud, selline ilus banaanileib ja ma jätsin ta ahju nii-öelda jahtuma. Mõtlesin, et äkki pole hea, kui ta lihtsalt liiga kiiresti ahjust välja võtta ja siis nagu äkki see temperatuuri muutus tekitabki selle, et see vajub. Aga see ei aidanud, sest ma ei tea, ta lihtsalt üks hetk oli vajunud, kui ma siia kööki tagasi tulin. Nii et ma ei tea, kui keegi oskab öelda, millest see nagu tekib, siis võite mind hädast välja aidata, sellepärast et muidu tundub, et päris selline hea kuiv jäi, sest mul on alati selle banaanileivaga see, et ongi, et ta vajub ära ja siis ta jääb siuke niiske, siuke üldse mitte kerkinud ja mõnusa tekstuuriga, aga mulle tundub, et vähemalt natukene jäi seekord parem lihtsalt. Jah, see vajus ära täiesti jälle. Valmis õhtusöök. Bataat oli suht vähe, siis see oli mingi kahtlane bataat. Aga ma panin kõik asjad eraldi siia, aga ma tavaliselt
olen see, kes sööb ühes ampsus kõiki asju korraga. Ehk siis sibul, bataat, hakkliha ja kaste. Ja brokoli. Aga me lõpetame nüüd selle krimisarja ära, mis ma vist eile mainisin. Meil on viimane osa, nii et tulemast pühapäeva, kell on 12 päeval juba, aga me käisime hommikul, jalutasime sinna Krustumisse, mis on vist minu meelest kõige lähim siuke pagarikoda, mis meil siin kodukandis on. Ja väga mõnus, nagu ilm lihtsalt, ma täiesti imestasin, et mul hakkas õues palav ja ma täiega nautisin seda hommikupoolikut. Istusin veel korra rõdul, nii et täiesti ideaalne suvehommik. Ja nüüd me lähme rullitama. Ma olen oma kollase komplektiga. Esimest korda üldse panen selle selga. Ma ei tea, vahepeal kuidagi ei olnud üldse neid ilmasid, et isegi oleks saanud lühikesi püksi jalga panna. Aga ma olen valmis. Me teeme ühe mõnusa tiiru ja kuna täna mul on pärast lõunat plaanid, siis ongi hea teha praegu selline väike aktiivne tegevus ära. Ja lihtsalt ma ei tea, ei taha üldse seda ilma raisata, et nii mõnus oli õues. Et lähme naudime seda sooja nii kaua, kuni seda on, sest täna vist on siuke päris soe ilm ja homme on päris soe ilm ja siis läheb jälle natuke jahedamaks, nii et ei tule ikka seda õiget korralikku suve, aga täna vähemalt on mõnus. Nii et lähme rullitama. Tiir oli ikkagi päris soe ilm, kuigi ma ei tea, see tuul vist lihtsalt ei kavatse see suvi lahkuda, nii et tuleb sellega kuidagi leppida. Ostsin lõunaks endale kiirelt mingit quinoa kanasalatit, sest mul on aega 40 minutit ja siis ma pean hakkama minema, sest ma lähen täna õega Käsmu kontsertile. Pole, ma ei tea, mingi 100 aastat sellisel kontsertil käinud. Aga väga tore. Ma loodan, selles mõttes, et ilm on ilus. Issa, ma siin juba naine. Ja loodame lihtsalt, et seal mere ääres liiga külm ei ole. Ja siuke mõnus õhtu. Või õhtupoolik õigemini. Panen ennast meikima ka. Üritan kiiresti valmis panna. Ma autos veits mõtlesin seda outfiti. Kasutasin jällegi seda äppi, millest ma ka kevadel rääkisin. Ja mul on nagu paar outfiti mõtet, aga ma ei tea jälle, kas nendega on liiga külm. Aga lihtsalt ei viitsi mingeid igavaid riideid selga panna ja kui ma olen juba 2 päeva lühikeste pükstega käinud, siis ma tahaks minna paljaste säärtega, kuigi ma ei ole fake tanninud ülipikalt. Aga teeme ruttu meik valmis. We made it! Minu õde, kallis õde. Juba teist nädalavahetus koos, vau, milline suvi. Vahepeal oli vähe pikem paus, kui me nädalavahetust vist ei näinudki üldse. Jah.
aga me jõudsime läbi raskuste siia kuskile heinamaale, kuhu sai oma auto panna. Väga-väga suur ummik oli. Nagu ma ei arvanud, et nii suur ummik on siin. Aga nüüd lähme õue ja seisame silmitsi selle reaalsusega, et kas on siis liiga külm või ei ole. Siin tundus päris tuuline, aga pole hullu. Meil on vammused kaasas juhuks, kui on vaja. Ja mitte liiga suured vammused, nii et nagu siiski loodame. Suve küll, mitte nagu sügi võiks olla. Ja kontsert peaks hakkama 9 minuti pärast, aga nagu kõik rahvas alles. Meie vist ei jõua sinna õigeks ajaks, aga pole hullu. Vähemalt maailma kohal. Siin on juba siitikad. Mere ääres ei ole, ma arvan. Tuleb kiiresti kõndida. Siin tunduvad mingi parmud või ma ei tea, mis. Lähme põgema. Kärmased. Suur rõõm teid kõiki näha ja olla sel erisel päeval siin teie ees. Ja vaadake, millise ilma te tõesti välja võlusite. Tumaal siis üks viimane selline väga teistmoodi hommik, mis on tavapärane mõnes mõttes praegu meie elus on selline, et nii, et võite Instagrami ja neid postita neid lugusid. Kontserti järgsed muljed enne, kui ma tuppa lähen. Ei jõudnud üldse seal midagi rääkida. Rahvast oli lihtsalt mega palju ja issand, ma jätsin rooli veits viltu. Aga jah, see on nagu üks asi, mis iseloomustab seda kontsertit, et seal oli lihtsalt selle koha jaoks minu meelest liiga palju inimesi. Et jah, kõik need söögi ja joogi kohas, seal oli põhimõtteliselt täiesti võimatu üldse kuskil järjekorras olla, sest seda nii-öelda publikut oli juba nagu nii palju. Aga iseenesest jah, väga ilus koht ja Ines on ikka mu lemmik. Nagu tal on nii hea hääl ja tal on minu meelest kõige paremad lood ja ma ei tea, ma võiks Inest veel kuulata. Aga üldiselt siuke tore ja vabas vormis esinemine oli neil ja siuke selles suhtes tore, et midagi teistsugust siia suvesse ja ma nagu tõesti tunnen, et minu jaoks on siuke suve algus olnud see nädalavahetus, sest enne seda mul ei ole üldse mingit suvetunnet olnud, pole üldse olnud soe, aga mul isegi ei hakanud seal täna külm, et panin täpselt vastavalt ilmale õiged riided selga ja sain selles suhtes nautida õues olemist. Aga nüüd on kell 7:30. Ma lähen kohe tuppa ja teeme siis õhtusöögi valmis, milleks on täpselt sama asi, mis eile. Selle vlogi otsad kokku tõmban, siis mul on teile üks väga põnev uudis. Nimelt plaanin ma minna sügisel esimest korda poolmaratonile ja see on nii põnev ja ma olen mega tänulik, et mulle kirjutas treener Mari-Liis, kellega ma siis hakkan koos treenima ja see on lihtsalt nii põnev. See on üks asi, millest ma olen unistanud, et ma suudaksin sihukest asja teha, aga kuna minus ei ole piisavalt sellist võib-olla distsipliini või nagu seda, et ma suudaks ennast ise nii palju motiveerida, siis ma olen alati tundnud, et mul võiks olla treener kõrval ja reaalselt see on minu jaoks üks väike unistuse täitumine, et ma saan koos treeneriga hakata siis sellise ägeda eesmärgi poole püüdlema ja meil on aega 12 nädalat vist, kui me hakkame pihta järgmine nädal, aga lisaks sellele, et ma hakkan Mari-Liisiga siis niimoodi kahekesi treenima, siis tuleb ka üks väga äge grupitreening ja sul on ka võimalus tulla koos minuga ja paljude teistega trenni.
siis selle eesmärgiga, et minna sügisel kas Tallinna poolmaratonile või siis 10 kilomeetrit jooksma ja Mari-Liisil on selleks mega hea pakkumine, nii et ma jätan ta nime siia ekraanile ja panen lingi alla ka. Mine vaata ja kui sa tahad ka sellise toreda jooksu eesmärgi poole koos treenida, siis tule kampa ja teeme ära, sest jah, selline väga tore plaan, et me hakkamegi siis koos grupiga ka treenima, et kes tahab joosta 10, kes tahab joosta poolmaratoni, et ma arvan, et sellest tuleb üks väga äge suvi, nii et kui sa tahad kampa lüüa, siis kõik info leiad Mari-Liisi Instast ja minu meelest see on nii äge, nagu selline tore treenime koos naistega, aga jah, ma arvan, et sellest tuleb üks mega põnev suvi ja kui sa oled nagu mina, kes on nagu aastaid mõelnud, et davai, tahaks võtta selle jooksu asja rohkem käsile ja panna mingi selline äge eesmärk, siis tule ka, sest minu jaoks on ka see selline täiesti esmakordne kogemus esiteks minna nii pikkast distantsi jooksma, üldse nagu jooksutreeneriga trenni minna ja ma olen tõesti nii põnevil, et õppida kõiki neid õigeid samme, hingamist, harjutusi, kõike. Nii et kui sa oled vähegi jooksuhuviline, siis ma täiega soovitan. Teeme koos ühe ägeda jooksusuve, et me saaks sügisel enesekindlalt minna starti. Aga sellega ma lõpetangi tänase vlogi. Ülejärgmises vlogis siis hakkame juba treenima. Ma arvan, et see on nagu reaalselt täielik ilumuutus, nii et saab olema põnev, saab olema kindlasti raske, aga samas äge ja selline väga vajalik eneseületus minu jaoks. Nii et aitäh Mari-Liisile, et ta üldse minuga ühendust võttis ja mul on tõesti mega hea meel ja ma olen mega põnevil, nii et aitäh, et vaatasid seda vlogi, loodan, et oli tore üle pika aja selline kodune vlog, suvine vlog, esimene sellel aastal, aga näeme juba siis järgmises videos. Tšauki!